kes on käinud välismaal reisil, anname käega märku. Mulle tundub, et kõik. Mis saab, kui sa jääd välismaal haigeks, kui satud haiglasse? Kas keegi on sattunud välismaal haiglasse? Anname veel käega märku. Vähesed. See on ainult positiivne, et vähesed. Ma toon näite. Ütleme, et sa lähed Ameerika Ühendriikidesse reisile. Kukud jala katki. Jalg tuleb panna kipsi. Palju maksab? Mats, mis sa arvad, palju maksab? No palju. 2000 eurot. Miks maksab Ameerikasse arstjuri minek 2000 eurot? Või $2000 ilmselt. Ma ei hakka kurssi väga palju arvestama, aga ütleme 2000 ümmarguselt. Seal sees on visiiditasu. Siis on see arst, kes tahab palka saada. Siis on vaja teha röntgenpilti, röntgenmasin tahab hooldust, siis on see inimene, kes opereerib röntgenmasinat, tema tahab saada palka. Siis tuleb veel lõpuks sinna juurde kips, siis tulevad kargud ja kõik need tasud liituvad kokku ja lõpuks ongi kaunis suur summa. Teinekord peab isegi kirurg sekkuma, siis võib see juba minna mitmetesse, kümnetesse, tuhandetesse. Ma arvan, et me peaksime siis minema koos reisile ja vaatama, kuidas see päriselt välja näeb. Meil on nimelt üks selline matemaatiline mäng, kuhu meil oleks vaja vabatahtlikke, kes tahaks minna reisile. Mõelge nüüd sisimas, kas te tahate minna reisile ja siis kiirus peale, käsi püsti, kes tahab minna reisile, 10 esimest saavad siia, sina siia, sina siia, sina siia. Ainult 3 inimest, väga hea, 4., 5., ma hakkan siit võtma, 6., muidugi, sa tahad ka, sul on niisugune nägu, sa ei taha, tule sina, 7., sina äkki, 8. Seisame siia niimoodi, las see laud jääb vahele, et võtame siia niimoodi ritta, et las see laud jääb vahele, siis me mahume ära hästi. Ainulaadne võimalus, sa panid täna lipsu ette selle jaoks, et tulla ju. Muidugi, tule ka siia, tule ole 9. Äkki sina ka, muidugi, tule ka siia. Seisagi siia samma. Ma võtan selle mikrofoni siit tagant, siis me saame paar sõna. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suurepärane. Te võite isegi astuda võib-olla sammu taha poolest ja mahuta väikses kaares ja niimoodi ära, et ei pea sinna laua nurga taha jääma. Astu ja julgelt, astu ette. Või siis võib tulla siia poole üle üks mahub pärast. Matsi kõrval, kõige parem koht. No näed, Mats. Nii, me hakkame mängima mängu. Ma jään siia, astu ette, näita kaarte kõigile. Meil on kaardipakk. Kui palju kaarte on kaardipakk? 52. Me oleme pannud sinna sisse 5 kaarti, millele vastab õnnetus. Ja ülejäänud kaardid on siis kirjeldavad tavalist reisikulgu. Kui te läheksite välismaale reisile, mis seal võiks juhtuda? Ja me hakkame mängima sellist loosimängu, et te tõmbate siit ühe kaardi ja siis mul on siin tabel ees, ma siit ütlen, mis see kaart tähendab, mis siis parasjagu juhtuma peab. Kui suur tõenäosus on, et õnnetus juhtub? Ligikaudu 10%, väga õige. No meil on umbes 50 kaarti, meil on 5 õnnetust seal. Enamasti ei juhtu, nii et hakake võtma kaarte ja siis ma tulen ükshaaval teie juurest läbi, te ütlete kõva häälega mikrofoni, mis kaardi te saite, ma ütlen, mis sellele vastab. Nii, kuidas on sinu nimi alustuseks? Christopher. Sul oli juba närv oli sees. Olgu, ma teistelt ei küsi nime. Christopher, mis kaardi said? Ma annan sulle mikri ka, ma tänan moian. Kas sa tead ka, mis kaardi number ja nimi on? Ma aitan, see on Ärtu kuningas. Ühesõnaga, et kui ei tea, siis on okei, näidake mulle, kui teate, võite julgelt öelda. Ärtu kuningas, lähed mäesuusatama. Nii, mis kaardi sina said? Risti 2. Risti 2, ööbid 5 tärni hotellis. Risti 4. Risti 4, õhtustad uhkes restoranis. See. Ruutu poiss, lähed mäesuusatama, murrad jalaluu. Erakorraline transport mäe pealt haiglasse. 28 000. Mis kaardi sina said? Poti 5. Poti 5, ööbid 2 tärni hotellis. Ruududaam. Ruutudaam, teed langevari hüppe. Poti 10. Poti 10, rendid auto. Risti emand. Osaled karnevalil. Ärtu poiss. Külastad teaduskeskust. Poti kuningas, külastad veekeskust. No nii, 1 ring on möödas, 1 inimene 10 tõmbas õnnetuse. 28 000. Võt, jäta meelde, võib-olla pärast läheb vaja seda raha. Nii, aga lähme ühele reisiringile veel, hakkame järjest võtma, Mats jagab teile kaardid. Vaatame, mis nüüd tuleb.
nii, oo, Teemanti kuningas. väga hea, Teemanti kuningas, Ruutu kuningas, mõlemad on õiged, lähed loomaaeda. Poti poisike. Poti poisikene, rendid väike paadi. Ruutu 8. Ruutu 8, jooksed maratoni. Poti 9. Poti 9. Rulluisutad päikeseloojangusse. Väga ilus ju, väga ilus. Ei, jalg on juba, see on eelmisel reisil, uus reis on. Poti 2. Poti 2. Õpid lumelauaga esimese triki. Ruutu S. Ruutu S on hea. Päevitad rannas. Saad võrkpalliga näkku. Ninaluu murd, transport, vajab kirurgi sekkumist. No vaat mõnes riigis sa ei taha, et esimene mööda juhtuv inimene hakkaks su ninaluud parandama. Jah, rendid auto, no selleni võib-olla jõuame. 40 000. Nii. See oli Ärtu kuningas. Ärtu emand. Emand. Ärtu emand. Rendid eralennuki. Näed, sellega saaks juba ise minna. Poti emand. Poti emand, osaled tantsupeol. Sul oli karneval ka enne või? Oh, väga hea. Ärtu 9. Ärtu 9. Teed ise süüa kodus. Risti kuningas. Risti kuningas linnaturgiidiga. Enamasti läheb hästi, nagu kõik need, kes said istuda. Sa käid reisil, sa elad oma igapäevast elu, sul ei juhtu ühtegi õnnetust. Õnnetus ei hüüa tulles, nagu nad ütlevad. Aga siis vahel rendid mootorratta, ei ole isegi sinu süü. Ja millegi pärast sina võid sattuda õnnetusse. Vahel sattud ühe korra, juhtub midagi. Võib-olla selle 28 000, äkki selle kuskilt leiab sõpradelt, vanematelt, perelt. Võib-olla ei leia. Võib-olla leiad ka suurema summa, aga kui nüüd juhtub, sul juhtus 2 tükki, jah? Palju kokku tuli? Mis su õnnetus oli? Mootorratas. See on siis kokku 140 000 ja 28 000. 168 000. Ma ei küsi, et kas teil on kodus 168 000. Ärge vastake. Aga mõelge selle peale. Kui oleks vaja täna või homme, kas endale või ma ei tea, kellelegi pereliikmele, klassiga, kas see raha oleks kuskil olemas? Vot, teeme aplausi veel meie õnnetuses vabatahtlikele, aitäh teile. Võite minna ka omale kohale. Kui Eestis juhtub õnnetus, kui palju maksab EMO-sse minek? 0, ütles keegi. Kas sa oled käinud, kes teist ütles? 0. Kui sa oled käinud 0 euroga EMO-s, siis sul on väga halvasti läinud. Sest et kui sa oled vähegi võimeline maksma, siis küsitakse 5 eurot visiiditasu. Kui sa ei ole, siis on 0, aga see on põhimõtteliselt kogu kulu, mis sul on. Kuidas Eestis see niimoodi töötab? Eestis on niimoodi, et kõik inimesed, kes saavad palka, nende palgast võetakse mingi osa raha, maksudena ära, pannakse ühte suurde potti, kus on hunnik raha koos. Ja kui kellelgi midagi juhtub, siis võetakse, et näed, Matsil midagi juhtus, võtame siit selle raha, maksame Matsi ravi kinni. Aga see on Eestis, sest Eesti inimesed maksavad Eesti riigile maksu, Eesti riik jagab seda raha laiali. Kui sa lähed välismaal, siis tihti välismaal ei ole isegi teistes riikides seda süsteemi, rääkimata sellest, et nad mingile eestlasele tahaksid enda maksudest maksta seda ravi kinni. Kuidas siis käituma peaks? See ongi nüüd see koht, kus sisuliselt reisikindlustus teeb täpselt seda sama. Kui me siin otsustame kõik, et me läheme reisile, siis me saame teha oma suure rahapoti, nii nagu me teeme seda Eestis niisama. Me paneme sinna rahad kokku ja kui kellegagi meist peaks midagi juhtuma, kui kellegagi meist peaks võib-olla 2 korda midagi juhtuma, siis meil on kuskilt võtta ja selle eest tasuda.